Mõnikord pole parimad avastused üldsegi planeeritud. Mõni aeg tagasi sõitsime juhuslikult sellest kohast mööda ja sellest hetkest alates teadsin, et pean selle läbi uurima ja dokumenteerima. Prantsuse mõis, mis on peidetud puude vahele ja selgelt aastaid puutumata. Ma ei saanud seda niisama jätta. Nii et hiljem samal õhtul otsustasin ma sisse vaadata. Ja ma ei hakka valetama. Mul vajus suu lahti. Kuhu ma just sattusin? Ajaloolised maalid igal seinal. Magamistoad, mis nägid välja nagu teisest maailmast. Antiikmööbel, mida olen harva näinud kõigi nende aastate jooksul, mille oleme uurinud. See ei ole lihtsalt mahajäetud maja. See on täielikult säilinud tükk Prantsuse ajaloost. Aga mida rohkem ma nendes tubades ringi kõndisin, seda rohkem üks küsimus mind vaevas. Kes elas niimoodi? Kust tuli kogu see rikkus? Nii et ma tegin selle kinnisvara kohta tundide viisi uurimistööd. Ja lugu, mille ma leidsin, on ausalt öeldes üks kõige põnevamaid, mida me kunagi kajastanud oleme. Pere, kes ei pärinud varandust, vaid ehitas selle ise üles. Raha, mis ei tulnudki Prantsusmaalt, vaid hoopis maailma teisest otsast. Ja üks ainus ajalooline hetk, mis pani kogu selle maailma kokku varisema. Aga sellest räägime hiljem. Vaatame kõigepealt seda uskumatut kinnisvara. Siin te oletegi. Te juba uurite seda kohta. Te ei pidanud veel siin olema. Te ei pidanud veel seda tuba nägema, mida te praegu näete. See on video hilisemas osas. Kõigepealt peame minema selle kinnisvara koridori. Kuramus. Tere tulemast tagasi kõik Pros of DK kanalile. Mina olen Leslie ja mul on täna teile midagi täiesti fantastilist. Me seisame Prantsusmaal 19. sajandi lõpu mõisas, mis tundub, on endiselt täpselt, nagu see kunagi oli. Ja ma ei jõua ära oodata, et sulle seda kohta näidata. Nii et ma uurin täna jälle üksi. Ma olen Prantsusmaal. Praegu on, vaatame, 002 hommikul. Ja ma hakkan seda kinnistut siin teie seltsis üksi uurima. Mulle tõesti meeldib mahajäetud kinnistuid omal käel avastada. See on minu jaoks väga rahustav. Praeguseks on nendes kohtades öösel üksi olemine sisuliselt nagu meditatsioon. Ma arvan, et mõne inimese, tegelikult paljude jaoks oleks see väga hirmutav, aga see mõjub mulle väga rahustavalt mingil põhjusel. Nii et jah, liitu minuga sellel kaunil öisel avastusretkel Prantsusmaal. Ja käime selle koha koos läbi. Enne kui ma sulle kogu koridori näitan, vaatame kõigepealt seda siin. Kas oskad arvata, kuhu see väike uks siin nurgas meid viib? Ma arvan, et mõned teist võivad juba aimata, aga ma lihtsalt võtan. Ja avan selle teile ning näitan, mis see siin on. See siin, nagu te juba näete, on kelder selle Bourgonois all. Prantsuse mõis. Ja mis on Prantsuse mõis ilma korraliku keldrita? See on väga madal. Ma pean küürutama, et siia alla pääseda. Ja ma jumadan seda keldrit täielikult. Nagu sa juba praegu näed, see ei ole lihtsalt kelder. See siin on tõeline veinikelder, kus on alles sadu ja sadu pudeleid. Vaata seda. Need kõik on endiselt oma kastides. Tõenäoliselt ajast, kui need saadeti üle mere siia kinnistule. Ma mõtlen, need kirstud näevad isegi välja, nagu oleksid nad olnud piraadilaeval või midagi sellist. Ma mõtlen, see on ilmselt natuke liialdus, aga need toodi siia tõenäoliselt Prantsuse kolonialismi ajal. Ja nende osalemine selles tõi neile kindlasti sellised kirstud. Need näevad välja. Need näevad välja, nagu oleksid pärit 20. ja 30. See on vana. Sanjas on vana. Sadu ja sadu pudeleid on endiselt siin keldris maas. See on hullumeelne. Siin all lõhnab isegi veel veini järele.
Vau, selles keldri osas on isegi palju rohkem pudeleid maha jäetud. Vaata näiteks seda siin. Kork on endiselt peal. See on aastatega täiesti hallitama läinud. Ja sellel on isegi veel silk peal, mis on praeguseks täiesti loetamatu. Aga nagu sa kuuled, vein on ikka veel seal sees. Ma ei usu, et see vein enam hea on. Vein, mida hoitakse külili ja kus kork saab natuke õhku, püsib tavaliselt kõige kauem hea. Aga vein, mis on 50–100 aastat vana, nagu need, mida me siin keldris näeme, ei ole tavaliselt enam joodav. Ausalt öeldes olen ma ühte neist veinidest varem proovinud, aga ainult kangendatud portveinid on teatud aja möödudes head, sest neil on piisavalt alkoholi. Kui tahad näha videot, kus ma proovin veini maha jäetud kinnistul, siis klõpsa siia üles ja sind viiakse Portugali paleesse. Luba mulle, et vaatad selle video hiljem ära. Olgu. Ja siis veel rohkem pudeleid siinpool, täiesti hallitunud läbi sajandite. Hohoho. Vaata seda. Jean Pereisa oli ilmselt keegi, kes tõesti nautis veini joomist ja veini kogumist, nagu näha. Ja mõnikord on siin nähtavad veinid ka kohalikud oma tehtud veinid sellest piirkonnast. Ma arvan, et see on vist üle pika aja kõige rohkemate pudelitega kelder, mida ma näinud olen. Ja siin on ka kõige rohkem avamata pudeleid. Ma arvan, et kui veinisõber või veinigurmaan oleks selles majas, läheks ta praegu täiesti hulluks. Need kivstud, mis siin üleval on, näevad välja nagu oleksid otse Kariibi mere piraatidest. See näeb isegi välja nagu filmirekvisiit. Mitte lihtsalt midagi, mis on siia hüljatud majja jäänud. Mõnikord ei suuda ma mõista, kuhu me lõpuks jõuame, kui uurime mahajäetud maailma. Olgu. Lähme nüüd keldrist välja. Ma võiksin seda terve öö uurida, aga meil on terve kinnistu veel avastada. Lähme siit üles. Olgu. Ja see viib meid tagasi selle koha koridori. Voilà, sulge see ära. Ja las ma nüüd näitan sulle selle maja koridori. Sest see on tõesti midagi erilist. Mulle ei meeldi selle koridori seinad. Ma arvan, et need on üsna igavad. Aga ma arvan, et tol ajal pidi siin kindlasti olema. Mõned mõõgad või sarved või ilusad asjad. Siin üleval rippumas, sest siin on kümneid ja kümneid konksusid. Mis on praegu? Enam ei kasutata. Esimene asi, mida ma märkan, kui ma siia koridori sisenen, on kindlasti see kuju siin. Ja ma arvan, et see kujutab või kedagi religioosset, sest tal on käes kabel või kirik. Või templirüütel, aga templirüütlid olid sisuliselt religioossed võitlejad. Vau, isegi mõõk on käes. See on ilus kuju. Siin all on sul mõned veinipudelid, mõned veinikannud veini hoidmiseks. Ja siis vaata siia poole. Täiesti hullumeelne. Siin üleval on meil perekonnavapp koos mõne kirjaga. Ma ei lähe sinna liiga lähedale, sest seal on palju infot perekonna kohta. Ja allpool on imeline tammepuust esikunagi. Täis tammepuit, isegi nikerdused ja kõik muu seal. Väike peegel, et soengut kontrollida, kuigi su praegune pole just parim. Vaata oma soengut öösel üle. Või siis mitte öösel, vaid päeval enne kodust lahkumist. Võimsad sambad. Siin ukse kõrval. Need kujud üleval. Valvasid inimesi, kes majja tulid. Isegi veidi poleeritud kulda on seal peal. Ma arvan, et need sambad, mis siin seisavad, peavad olema juba sama vanad kui maja ise. Need on lihtsalt imeilused. Vaata seda. Täielikult välja raiutud kuju siin seinal. Juba nii palju asju, mida vaadata selles majas.
selles koridoris ei ole ma üksi. siin ripub latern. see näeb välja nagu miski, mis peaks olema maja ees, mitte siin koridoris. ja siis sellel pool on veel üks neist massiivsetest sammastest. Need massiivsed, poleeritud, kuldsed sambad. Vau! Vaata seda eset, mis meil siin selle kapi kohal on. See näeb välja nagu otse kirikust pärit ese. Seal sees on inglid. See ese on täiesti võrratu. Ma lihtsalt mõtlen, mida see siin maha jäetud kohas teeb. Sellel kinnistul. Vau! Kuule, see on vana kooli puidust seif. Ja siis, jah. Asju jagub siin koridoris lõputult. Kuule, mis see seal on? Isegi toalet on siin koridoris. Vau, see on lahe. Kõik need vanad toimikud seisavad siin. Malmist kamiin. Ameerika, siin küljel on nii kirjas. Ja neil on need väikesed peeglid. Selle disain on midagi muud. Isegi koht, kuhu panna pliit, panna pott selle peale. Neile, kes ei tea, mis need siin taga on, need on kamiinaplaadid. Ja seal on need malmist kamiinaplaadid. Tavaliselt on neil natuke infot pere kohta. Näiteks sellel siin all on vapp ja ka ülemisel on vapp. Ja need on kõik mingil põhjusel siia seinale paigutatud. Koridori seinale. Olgu, isegi mõned sarved seal üleval. Või sa võid isegi seda siin näha. See on seal Prantsusmaa Fleur de Lis, mille ümber on mõned inglid. Ja tohutu hirvesarv. Siin üleval. See on nii lahe. Ma juba armastan seda koridori. Ma ei jõua ära oodata, et sulle kogu kinnisvara näidata. Ma mõtlesin, mis siin on. Vau! See on nagu... Selles toas lendab voodi. Jah, hea tööd sulle ka. Palun ära nakata mind koroonaga. Jaa. Siin näete vanakooli kööki, mis kuulus sellesse majapidamisse. Siin on isegi pump. Sa võisid tulla ja vett pumbata. Kaevust. Üles. Siia kööki. Ja ma arvan, et see on ainus köök, mis sellel kinnistul veel alles on. Midagi pole muutunud alates 1800-dest, kui see koht ehitati. Kõik potid ja pannid seisavad endiselt siin. Vau! Kaminat hoiab seal üleval üks tugipost. Tõenäoliselt on see kohe kokku kukkumas. Olgu. Nii, kes siin elas? Dokumentide põhjal, mille me seest leidsime, algab lugu mehega nimega Charles. Kiire märkus kõigepealt. See on see, mille me selle maja dokumentides kokku panime. Nii palju, kui me teame. Charles ehitas selle mõisa kuskil 19. sajandi 80-ndatel. Ja asi on selles. See polnud vana aadiraha. Ei mingit vappi ega sajandide pikkust pärandit. Charles kuulus uude jõukate prantslaste klassi. Maanikud, ärimehed, poliitiliste sidemetega mehed. Leidsime isegi dokumendi aastast 1906, mis seob teda kohaliku poliitilise komiteega. Aga Charles tegi midagi nutikat ja midagi, mis mõjutas kõike järgnevat. Umbes 1910. aastal hakkas ta perekonna raha viima välismaale koloniaalinvesteeringutesse. Istandused Prantsuse Indohiinas, tänapäeva Vietnamis. Ja see toimis. Leidsime dividendidokumendi aastast 1929. Raha voolas kolooniatest sisse aastalt. Mingil hetkel ei elanud see perekond Prantsusmaa arvelt enam peaaegu üldse. Kogu see maja, maalid, mööbel, kõik mida sa näed, maksti kinni maailma teisest otsast saadud rahaga. Ja kuni see raha jätkuvalt tuli, oli elu siin uskumatu. Nii et jah, lähme nüüd majja sisse ja näitan sulle seda kaunist mõisa. Olgu, lähme sellest kohast läbi.
Ja esimene asi, mida sa siin eeskojas näed, on see kaunis keertrepp, mis viib siit teisele korrusele. Tõeliselt imeline teos. Ja sa näed juba seda imelist maali, mis seal üleval ripub. Aga sellest räägime videos hiljem. Sa pead ootama, sa pead kannatlik olema. Ja siin on neil tõeliselt armas esik. Seal üleval on karniisliistud. Imeline puutöö on siin igal pool. Ja see viib meid täna fantastilisse Häärberisse. See on see tuba, kust ma teid video alguses leidsin. Aga ma lasen teid natuke oodata. Kõigepealt viin teid siia tuppa. Ja mingisugusesse söögituppa. Tere, kes sa oled? Mingisuguses söögitoas. Seal on midagi väga veidrat ja koledat. Lammas seisab siin selles söögitoas. Olgu. Head ööd, ütleksin ma. Kuhu see uks viib? Sest tundub peaaegu, et see viib meie teele. Ei, jah. Siin taga on aken. Ja see aken avaneb koridor. Okei, kummaline. Vabandust, ma läksin korraks hajameelseks. See juhtub vahel. Mul on väga raske ADHD. Ja siis ma lähen hajameelseks. Nii et see esimene tuba, mida me vaatame, ei ole veel eriti muljetavandav. Ma tean, et sa oled juba paremat tuba näinud kui see siin, aga usu mind, mida kaugemale me siin majas liigume, seda paremaks kõik läheb. Aga ma tahan siin olevaid artefakte põhjalikult vaadata. Ma tahan nende inimeste ajaloost aru saada. Siin on meil Sprem Perno ja see on ilmselt toode, mida tol ajal sai osta. Siin seisab neil see ilus kapp. Mulle meeldivad need nikerdused seal. See näeb välja nagu need lehed tulevad tema suust välja. Vau. Ja siis siin all kapp jätkub. Siin on palju raamatuid. Siin on palju raamatuid üksteise peale laotud. Väga vanad raamatud, millel on kuulatud kaaned ja kõik muu. Ja see viiks kinnistu sisehoovi. Ja siin on laud, kus pere tavaliselt õhtust sõi. See on üsna uus. Siin on riie, jahiteemaline laudlina. Kaunis poleeritud peegel. See on sekretär. Aga see enam ei avane. Olgu. Nendes tubades on tõesti veidrad mööbliesemed. Vaatame, mis selle riide all siin on. Nagu näete, on siin ilus sametist roheline tool. Kindlasti on siin olnud hooldaja, kes on selle kinnistu eest kuni hiljutise ajani hoolitsenud. Aga praegu teda enam pole. Mõni teist võib küsida, miks see kinnistu nii puhas on? See pole ju maha jäetud. See on kindlasti maha jäetud. Muidu ma ei oleks siin sees. Aga jah, lihtsalt praegu pole enam hooldajat. Aga veel mõnda aega tagasi oli siin hooldaja olemas. Kõik need raamatud on siin marmorist kamina peal virnastatud. Vau. Ma lausa jumaldan seda. Vaata seda. Seal on väike polsterdatud tool. Tõenäoliselt on see midagi nukumajast, mis seisab siin taga. Uskumatu. Isegi kaminavõre on seal. Paljud selle maja esemed pärinevad ajast, mil kõik inimesed siin veel elasid. John, Claire ja Paul. Kõik kolm põlvkonda. Väga väike. Sisse ehitatud kapp. Paneme need klaasid sinna alla. Julgu. Vaatame tuba. Siin taga. Mis see jälle oli? Vau. Jah, ma mäletan küll, et nägin seda tuba alguses, kui sisse tulin. Ja see on üks voodi, ilmselt lastevoodi, siin seina sees. Nii et Claire oli Jean'i tütar
ja pool oli Claire'i poeg. Need on need 3 põlvkonda, keda ma selles majas leida suutsin. Aga siin on sajandite jooksul kindlasti palju rohkem inimesi elanud. Ja siin on kamin, millel on marmorist põhi. Ja Prantsusmaal on muidugi igas toas oma kamin. Ja kapid on nüüd peeglita. Siin pole eriti midagi huvitavat. Olgu, lähme edasi. Nii et head aega, hea härra. Me läheme tagasi selle koha koridori. Jah, olgu. Olgu, saate oma tahtmise. On aeg. Ma tean, et te tahtsite alustada selles toas, aga me vaatame seda kohe praegu. See on vaieldamatult üks mul lemmiktubasid kogu selles majas. Lihtsalt see tuba õhkab Prantsuse aristokraatiat. See meenutab lausa neid kohti, mida meile kõigile meeldib vaadata. Ja see on üks parimaid ruume, mida ma olen viimasel ajal näinud. See on täiesti imeline. Ma ei teagi, kust sellises toas alustada. Aga ma arvan, et peaksime alustama sealt, sest seal näeme üht Prantsusmaa tähtsamat tegelast, Napoleoni. Ja Napoleon sobiks siia majja kindlasti. Ta elaks ise sellises majas. Aga Napoleon viib mind ka natuke nende inimeste loo juurde, sest alates 1910. aastatest see maja ehitati 1870 aastatel. Ja selle ehitas Jean, selle kinnistu esimene omanik. Ta oli juba aristokraat ja tal oli palju raha. Aga 1910. aastatel sattus ta Prantsuse Indo-Hiina koloniaalkaubandusse ja suunas kogu oma varanduse kolonialismi ning Prantsuse laienemisest kasu saamisse. Ja just sellest see perekond aastakümneid elas kuni 1950. aastateni, mil kõik lagunes. See ongi osa see põhjus, miks me näeme seda maja tänapäeval maha jäetuna, sest enam polnud raha sellise koha ülalpidamiseks. Sellise koha käigus hoidmine maksab palju raha ja mingil hetkel suunasid nad oma raha valesse varasse. Ja muidugi, kolonialism polnud ka kõige õiglasem tegevus. Nii et jah, võib-olla mingil määral nad väärisid seda. Aga ma mõtlen, selline aeg see tollal oli, nii et nad ilmselt ei teadnud. Aga nagu me ütlesime, see maja ehitati meretaguse raha eest. Ja see saigi selle hukatuseks. Pärast Charlesi surma võttis tema tütar Adrienne mõisa üle. Ta elas siin kuldsetel aastatel. Ja ta elas siin läbi kõik, mis järgnes. Sest pärast teist maailmasõda Prantsuse koloniaalsüsteem hakkas lagunema. Ja 1954 aastal see juhtuski. Prantslased kaotasid Indo-Hiina. Vietnam läks oma teed. Ja dividendid, mis olid seda maja peaaegu pool sajandit üleval hoidnud, lihtsalt lakkasid olemast. Mõtle selle peale. Siin Prantsusmaal ei muutunud midagi. Ei olnud tulekahju, ei skandaali, ei tragöödiat nende seinte vahel. Sõda teisel pool maailma katkestas vaikselt selle mõisa eluliini. Hilisemates kirjadest, mille ma leidsin, sain teada, et järgmine põlvkond, Emily, pidi tegema midagi, mida see perekond polnud 50 aasta jooksul teinud. Töötama tavalist tööd. Aga sellist maja ei pea üleval palgatööga. Teenijad kadusid, remont seiskus. Tuba toa järel tõmbus perekond tagasi, kuni mõis muutus liiga suureks, liiga kalliks, liiga raskeks kanda. Adrienne suri 70. alguses ja kuskil pärast seda suleti uksed lõplikult. Maalid, magamistoad ja mööbel jäid täpselt sinna, kuhu need jäid, kui raha otsa sai. Olgu, tagasi Napoleoni juurde. Näete teda siin seinal rippuval maalil seismas. Siin all on meil kõik need köidetud raamatud lihtsalt niisama reas. Mulle meeldib ka see paigutus siin. Need paar vaasi selle kõrval. Aga lahe. Kas ma peaksin keset ööd klaverit mängima? Ma mõtlen, avame selle vähemalt. Vau, see on imeline klaver. Gelmini paarisest. Ma mõtlen, kui keegi kuuleb Nike'i laulu, klaveri mis tuleb sellest majast keset tööd, siis tõenäoliselt arvatakse, et siin majas kummitab. Aga hei. Ausalt öeldes ma ei usu kummitustesse ja ma arvan alati, et see on mõni hulljulge uurija nagu mina, kes lihtsalt avastab öösel maha jäetud maja. Olgu.
mulle meeldivad need kardinad siin. See on hämmastav, kuidas need on kujundatud ja kuidas neid seal köiega üleval hoitakse. Selle stiil on täiesti imeline. Ja see on ka see koht, kus ma teid varem leidsin. Me tahtsime. Nagu näete, siin küljel oli omamoodi väike sisse ehitatud kapp. Ja ma arvan, et siin oli neil mingi L-kujuline pööre. Ei tea, mis siin taga on. Ja kindlasti võis siin olla L-kujuline pööre, aga ma ei ole päris kindel, mis selle kapi eesmärk oli. Võis ka lihtsalt olla hoidmiseks vitraažakendega. Esiküljel, kas pole hämmastav? Väike laud siin kõrval. Ja siis hakkame nägema selle majapidamise ajaloolisi tegelasi. Ilmselgelt ma ei tea veel kõigi inimeste nimesid. Meil on Jean, Claire ja Paul. Aga rohkem ma ei tea. See võis olla Jean. Ta sündis 1870-ndatel. Ei, isegi enne seda, sest ta ehitas selle maja umbes 1870-ndatel. Nii et ta sündis tõenäoliselt enne seda aega. Siin on meil ka kardinapuud. Endiselt suurepäraselt säilinud, peaaegu puutumatut nagu näha. Wow. See polsterpingike, mis seisab siin toa keskel, mille peal on 2 väga uut väljanägevat patja. Olgu, ja isegi kardin on siia jäänud. Ja laud. Mosaiikkintarssi, aga laud siin. Ma sain juba osa loost siit laual olevatest paberitest. Ja see räägib mulle palju nende investeeringutest koloniaalkaubandusse tol ajal. Vaata seda väga lahedat polsterdatud tooli. Ma ei tea, mis loom siin kujutatud on, aga see on täiesti imeline. Ja siin näeme ühte, millel on rebane ja luik. See võib olema üks lahedamaid polsterdatud toole, mida ma kunagi näinud olen. Siin on seinavalgusti, mille sisse on ehitatud peegel. Vau, ma naudin seda kohta. See on kena daam. See oleks võinud olla isegi Claire. Ja siis on meil siin all pilt. Jah, see oleks kindlasti võinud olla Claire. Ta näeb natuke noorem välja. Ta oleks võinud olla Jean'i tütar. Isegi siin peegli koha. See on kaunilt kaunistatud selle kardinaga. Ma lihtsalt ei suuda uskuda, millist maja ma täna õhtul avastan. See on hullumeelne. Imeline Itaalia kamiin. Need plaadid selle ümber. See on midagi erilist. Ja sa näed ka natuke araabia mõjutusi selles majas, näiteks laualt, aga ka sellest. Ma arvan, et see on teekann, aga ma ei ole päris kindel. Aga see on sellepärast, et nad investeerisid palju Alžeeria koloniaaltegevusse, Alžeeria istandustesse ja muusse sellisesse. Nii et tõenäoliselt pärinevad need esemed sellest aastust ja nad tõid need siia majapidamisse tagasi. Wow. See seisab ka imelisel laual. See mees näeb natuke vihane välja. Ma ei taha täna õhtul temaga kokku sattuda. Ja siin näeme teda jälle. Wow. See on hämmastav. Ma nägin siin taga seda ukseava. See on sisse ehitatud kapp, kuhu paljud neist küünlajalgadest on hoiule pandud. Jah, okei. Huvitav. Ilus tuba. Ma ei suuda seda uskuda. See on tõesti midagi muud. Ja siis veel üks pilk sellele klaverile. Enne kui edasi liigume. Siin on veel üks meist seinavalgustitest. Olgu. Ma pean sulle muidugi näitama ka kõiki tapeete maja sees. Seal on veel üks imeline tapeet. Siin küljel on isegi väike uks. Keskel on väike sisse ehitatud kapp. Wow. Olgu.
Ma lihtsalt jätsin selle astme vahele ja kukkusin põhimõtteliselt siia tuppa. Ja siin toas seisab voodi. Lihtsalt niisama siin nurgas. Ja see on midagi, mida näeb sageli Prantsusmaal, kus tubade vahel, põhimõtteliselt koridoris, on voodid või magamistoad on omavahel ühendatud. Minu arvates oli inimestel tol ajal vähe privaatsust. Ja ma arvan, et see privaatsuse puudumine oli seotud religiooniga. Sest religioonis oli kirjas, et seksuaalvahekord polnud loomulikult lubatud. See oli lubatud ainult abielus ja nii edasi. Nii et see oli mingis mõttes viis kontrollida inimesi, kes nendes kohtades elasid. Ja nad tegid seda sõna otseses mõttes planeeringu kaudu. See ei olnud lihtsalt nii, et ära tee seda. Ei, nende majade kujundus oli sõna otseses mõttes selline, et sa ei saanud teha midagi, mis oleks olnud sinu religiooni vastu. See siin on mingisugune kivist voodi, millel on väga-väga suur padi. Mis see hiiglaslik padi on? Lihtsalt vana aja kott, tuul. See on äge. Vaata selle toa tapeeti. Kas see pole mitte täiesti lummav? Vau. See on äge. Ja ka kamiin. Seal on mõned pliidid. Marmorist kamiin siin peal. Ja siin nendest dokumentidest sain ma põhimõtteliselt suurema osa selle kinnistu ajaloost teada. See on nii detailne. Ja see seletab ka, et umbes 1954 aastal, kui Alžeeria langes ja algas Alžeeria sõda, lagunes suurem osa koloniaalimpeeriumist ja neil polnud enam millelegi toetada. Ja seal öeldi ka, et majainimesed, näiteks Paul, viimane põlvkond, pidid jälle tööd otsima. See oligi tollane reaalsus. Ma mõtlen, et meil on tänapäevalgi omad probleemid, aga ka tollastel inimestel olid omad probleemid. Nende koloniaalimpeeriumid langesid ja neil polnud enam raha, mille najal elada. Nad ei saanud enam luksuslikku elu elada. Ja see on väga huvitav ja ilmselt on see ka põhjus, miks paljud neist majadest on hüljatud. Vaata seda kappi siin. Väga lahe. Ma ei ole veel selle kapi sisse vaadanud. Ma tahan ju kõik siin majas lahti teha muidugi. Ja see siin on ka veel täis. Ja asju, nagu näha. Vau. Võti koos sedeliga. Sedel, mida on vaevu enam võimalik lugeda. Olgu. Mis meil siin taga on? See tuba ei ole eriti huvitav. Seel on kenagami. Olgu. Nüüd on aeg kõigil üles minna ja näidata selle maja ülemisi, privaatsemaid osi. Samuti on seal üleval palju ilusamad magamistoad. Ja vaadake seda meest, keda on siin Maaril kujutatud. Ta näeb välja nagu mingi advokaat või poliitik Prantsuse revolutsiooni ajast. Olgu. Ja nüüd jõuame maja ülemistele korrustele. Heidame veel ühe pilgu sellele koridorile meie taga ja kõigile neile piltidele. Seal on veel üks pilt Napoleonist. Tundub, et Napoleon oli selles majapidamises üsna tähtis. Kas sina oled Paul? Kas sina oled Jean? Ma ei tea, kes sa oled. Selle all pole ka ühtegi nime kirjas. On üsna raske saada korralikku ajaloolist ülevaadet kõigist selle majapidamise liikmetest. Siin on meil väike preili, Le Petit Chaperon Rouge. Ma ei tea täpselt, mida see tähendab. See tähendab väikest chaperoni, rotti, aga ma ei tea, mida chaperon tähendab. Kas keegi teab? Andke mulle kommentaarides teada. Chaperon. Okei. Ja siin me jõuame esimesse magamistuppa, mida ma tahan sulle näidata. Vau, siin on nii palju näidata ja nii palju avastada. Ilus. Ma tahan kõigepealt vaadata, mis need kapid siin on. Vau, kuule, mis see seal voodil levab? Kas see on kana? See ei ole kana. See on naise jaoks mõeldud pallipea.
aga nende uste taga on terve magamistuba. Kes oleks siin maganud? See viib tagasi selle loo juurde, mida ma enne rääkisin. Et tõesti kellelgi polnud nendes Prantsuse majades privaatsust. Privaatsus polnud tol ajal olemas. Privaatsus polnud isegi luksus. Seda lihtsalt ei olnud. Isegi mitte nendele aristokraatlikele inimestele, kes siin elasid. Ma mõtlen, see voodi siin sobib siia kappi imehästi. Wow. Ja kui sa selle kinni paned, siis tundub, et inimene seal sees on sõna otseses mõttes selle kapivang. Sa võiksid nad sõna otseses mõttes sinna lukustada. Ja kas siin taga on siis veel üks magamistuba? Ei, see on lihtsalt panipaik. Aga pean ütlema, et väga huvitav panipaik. See on sellepärast, et kõik voodipotid on siin üleval hoiur. Kui te ei tea, mis voodipotid on, voodipotid pandi vanasti voodi kõrvale ja neid kasutati öösel oma häda tegemiseks. Ja sa ei tahtnud tualetti minna, sest tualett oli sageli väga kaugel. Oli ainult 1 või 2 tualetti või mõnikord olid tualetid õues ja sinna jõudmine oli ikka väga pikk maa. Wow. Võtmed ripuvad selles majas igal pool. See on hullumeelne. Ja siis siin on meil terve voodi ikka veel püsti. Ma pean ütlema, et mul meeldivad kilkivist voodid rohkem kui see voodi. Minu arvates on see voodi natuke liiga lihtne. Aga see on siiski väga ilus. Siin kõrval on pilt ühest naisest. Tal on seljas imeline kleit. Ja siin on meil ka sekretärlaud, mis on mahagoonipuust. Vaatame, kas me saame selle lahti teha. See tekitab liiga palju müra. See teeb öösel liiga palju müra. Vabandust neile, kes magavad, aga ma uurin seda kohta. See pilt on vinge. Vaata selle mehe põsehabet. Pagan küll. See on nii lahe. Kõik need raamatud siin üleval ja kõik muu. Okei, enne kui edasi läheme. Mulle meeldivad sekretärilauad, sest sekretärilaua sahtleid saab välja tõmmata. Ja mõnikord on siin sees peedikuid, mida on väga raske leida. Ma ei tea, kas on ka sekretär sanapeedikutega, aga ma leian tavaliselt nende seest väga lahedaid asju. Okei, ma jätan selle praegu niimoodi. Ja siis on meil seal üks imeline prantsuse polsterdatud tool. Ja igal pool on kujusid. Kogu selles kohas. See on omamoodi templi, rüütli või rüütli kuju, mis meil siin on. Väga lahe kamiin seal on. Wow. Okei, meil on veel üks uks siia poole. See viib teise ukseni siin taga. Okei, kuhu ma lähen? See viib teise tuppa. Selle kinnistu sees. Ma ei teadnud, et siin üleval on veel üks tuba. Wow. Ja see tuba näeb palju vähem uhke välja kui teised. Võis see olla selle maja teenijate tuba? See on väga huvitav. Ma tahan sellele küsimusele vastust leida. Ma armastan seda väikest hiirt. See näeb välja nagu Aladin oma lendaval vaibal. Olgu. Vabandust, mu mõtted lähevad vahel rändama. Wow, siin on suled, mida nad kogusid. Nende vihmavari, kohvrid, kõik asjad. Samuti need väikesed pliidid siin suure kamina kõrval. Tundub, et seda kasutati kauem kui siin samas kõrval olevat magamistuba. Ja siin on lihtsalt tavaline kilkivist voodialus, voodi on endiselt üles tehtud. Kõik padjad ja kõik muu on ikka veel seal peal. Kui huvitav tuba. Olgu.
meil on siin kõik need sisse ehitatud kapid, mida sa vaevu näed. Vaata näiteks seda siin. See ei avane enam üldse. Ja siis on sul siin veel üks. Olgu. Ja siin tuleb nähtavale lihtsalt väike sisse ehitatud kapp, kus üks jakk ripub siiani sees. Vau. See on hullumeelne. Ja meil on siin veel üks uks, mis viib meid teise tuppa. Vaatame, kas see uks on lahti. Issand Jumal. Issand Jumal. Kuhu me just sattusime? See tundub, nagu oleksime astunud 500 aastat ajas tagasi. Vaata seda voodit siin. Ma olen selle ilust täiesti lummatud. Baldahiin voodi kildkivi mahakoonist voodiga. Selle aal. Ja isegi selle ruumi lagi. Vau. Nii palju asju, mida vaadata. Ma olen üsna kindel, et see, kuhu me just astusime, oli nende teenijate ala. On ilmne, et nad teenisid kolonialismiga palju raha. See enam ei avane. Olgu. Astun siia mõned sammud lähemale. Ja lasen sul kaminat vaadata. See massiivne plaatsam sees. Nagu me nägime ka allkorruse koridoris. Siil sees on ka ilus vapp. Kõvasti kasutatud. Ja siin peal on palju religioosseid esemeid. Jeesus Kristuse rist, millel on väga kõver Jeesus Kristus peal. Kõik need religioossed asjad seisavad siin peal. Mis on täpselt selline? Katkised tükid, mingisugune pott, need lõtsad, siin kamina koha kõrval. See on nii hullumeelne. Ma lähen nüüd lihtsalt vaatama tuba, mis on siin samas kõrval. Ja see on mingisugune majapidamise panipaik. Siia on jäetud palju erinevaid asju. Enne kui edasi läheme, olen märganud, et paljud inimesed, kes neid videoid vaatavad, ei ole kanalit tellinud. Ja kui sa vaatad seda videot täna ja mõtled, et tahad seda kena meest tulevikus veel näha, siis kindlasti mine alla ja vaata, kas oled kanalit tellinud. Isegi kui oled püsivaataja, mine alla ja kontrolli üle. Sest mõnikord YouTube võtab inimestelt vahel meie kanali tellimuse lihtsalt maha. Ja ma tahan jõuda 1 miljoni tellijani. Ja ma tahan oma tööd edasi teha. See ilus töö, mida ma teen kogu oma ülejäänud elu. Ja see saab juhtuda ainult siis, kui sa lähed alla ja tellid kanali. Nii et liigume edasi. Jah, see tuba, kuhu ma sisenesin, on täielik panipaik. Ja ma arvan, et ka mingi tööala selle kinnistu teenijatele. Sa näed isegi, et siin on nagu paruks tolmuimeja, siin on vokid, siin on kokku seotud ajakirjad. Siin on igasuguseid erinevaid asju, mida neil oli vaja selle maja töös hoidmiseks. Kaminatarvikud kohe siin kõrvale. Isegi vöö, kuhu sai kinnitada püssikuule topislinnu külge. Ma mõtlen, ütle ainult. Ja see pole ilmselt siin sees, aga siin on igasuguseid asju. Vau! Isegi need kirstud, ma mõtlen, mis nende sees on. Jah, need on täiesti täis kogu majapidamise tekke. Kõik tekid, mida tuli vahetada. Ma tahan ka selle sisse vaadata.
Vau. Siin sees on ka tapeeditükid ja kõik muu. Fernet en pinceau. See on vist selleks, et puhastada oma pintsleid, vabandust. Nii on prantsuse keeles kirjas. Vau, väga lahe panipaik, kuhu me just astusime. Okei. Ja ma märkasin ka midagi muud, mida ma varem polnud tähele pannud. Aga kas ma keeran seda või lihtsalt lükkan ust veidi? Jah, see on lihtsalt väga kinni. Seal on ka pööninguruum, okei. Ma tulen selle pööninguruumi juurde hiljem tagasi, aga kõigepealt ma tahan teile näidata viimaseid paari magamistuba, mis meil siin üleval on. Okei, liigume nüüd edasi mööda seda koridori. Ma mõtlen, selle ühel küljel on lihtsalt hulk panipaiku. Siin seinal on meil lossi kujutis ja need uksed on väga kinni. Need viivad meid... Kuhu need meid viivad? Ma arvasin, et see on veel üks magamistuba, aga tegelikult me astusime just väga algelisse vannituppa, mis lõhnab siiani nagu näole pandav puudripulber. Okei, mis on siis siin taga? See viib tagasi magamistuppa, kus me just olime, selle valge voodiga. Vau, siin on veel tualettlauad alles, kus maja naised, kus Claire tavaliselt meiki tegi. Siin on isegi kraanikauss, mis üllatab mind päris palju, nagu ma ütlesin. Ja seal all on ka bidee, nii et see näitab, et nad on koristanud. Nad on seda maja kindlasti veidi moderniseerinud, seda on näha ka siin. Seinakontaktide järgi ma proovin seda, ilmselgelt see ei tööta, aga seinakontaktide järgi on näha, et elekter on hiljem juurde pandud. Nad tegid seda päris korralikult, kuigi kasutasid neid puidust ja elektrilisi. Kaablikanaleid, kuhu juhtmed sisse pannakse ja see teeb asja natuke ilusamaks. Vaata siia koridori lõppu, ka see kaardin on nii ilusasti, tõesti ilusasti tehtud. Ja siis saame minna teise ruumi. Vau, mulle väga meeldib. See voodi seal nurgas. Kas see pole mitte just tüüpiliselt prantsusepärane, kuhu me sisse astusime? Koos kaardinatega selle ümber. Kus voodi seisab sõna otseses mõttes seal nurgas. Kui ma peaksin endale magamistoa valima, siis oleks see kindlasti üks neist. Baldahin voodi või seina sisse ehitatud voodi. Ja ma arvan, et mulle meeldib see seina sisse ehitatud voodi isegi rohkem kui taevavoodi. Milline kaunitar, rahvas? Milline tõeline kaunitar? Ta on. Ämblikuvõrgud võtavad siin juba võimust neile, kes ütlevad, et see koht pole maha jäetud. Ma võiksin seda voodit sõna otseses mõttes igavesti vaadata. Ja ma arvan, et see ei olnud mõeldud lapsele, kuid selle voodi pikkus on üsna väike. Sellel ajaperioodil olid inimesed natuke väiksemad kui meie praegu. Ja ilmselgelt olen ma ka hollandlane, nii et ma kuulun maailma kõige pikemate inimeste hulka, kuigi ma ise ei ole nii pikk. Siin on maalimisalus. Ja isegi roosipärg. Jah, nad olid kindlasti ka väga usklikud. Vaata seda kappi seal all. Seda sahtlit. Siin on mõned pildid, mida me pole veel näinud. Või ei. Neid kujutati ka koridoris. See oli üleval koridori alguses ja teda kujutati selles elutoas. Okei. Ma nägin siin seda vitriinkappi ja olin uudishimulik, mida me sealt võiksime leida. Okei. Seda meest olen ma ka varem pildil näinud seal majas sees. Paneme selle tagasi. Olgu. Ma arvasin, et see võiks olla mingi religioosne kapp või midagi sellist. Vitriinkapp. Aga see pole see kindlasti. Ja vaata seda naist lapsega seal.
see on ilus. Ja muidugi Prantsusmaa kaart. Need rõivad näevad nii vanad välja. See näeb välja nagu see oleks pärit 20. sajandi algusest. Täpselt selliseid riideid ma kandsin oma videotes tol ajal. Kuidas on see maja suutnud nii kaua säilida? See on hullumeelne, okei. Ma pean sind ikka veel selle maja pööningule viima. Okei, lähme siit üles, ma olen väga uudishimulik, mida me siin pööningul leiame. Okei. Esmapilgul tundub, et siin on lihtsalt suur segadus. Ilmselgelt on see väga vana pööning. Okei, vaatame kõigepealt siia poole. Vau, siin on lihtsalt nii palju asju hoiustatud. Kui mul oleks paar päeva, ma kindlasti vaataksin selle kõik läbi. Aga mul pole aega ja ma ei näe praegu midagi, mis mu huvi ärataks. Esialgu siin üleval vaatame teisele poole. Okei. Siin on väga palju asju. Siia on palju asju talletatud. Isegi seal nurgas seisab üks voodi. Läheme natuke lähemale ja näitame sulle seda. Kas keegi tõesti magas siin üleval? Teed sa nalja? Ma arvan, et see võis tol ajal juhtuda. Nagu näha, see voodi on endiselt täiesti üles tehtud. Voodi ja kõik muu on endiselt seal. Ja on tavaline, et inimesed magavad nende kohtade pööningutel. Tol ajal. Vau. Milline pööning, milline ruum ja milline maja. Te ei usu, kui tore mul oli koos teiega seda kinnistut öösel avastades. Ma tõesti nautisin seda kohta. Selle ajalugu, selle koloniaalajalugu on üsna põnev ja näha ka selle hilisemat allakäiku. Ja ma tahan teid südamest tänada, et see võib olla minu töö ja et ma saan elatist teenida mahajäetud kohtade avastamisega. See on kõik tänu teile. Nii et aitäh teile. Kui soovite mind veelgi toetada, kindlasti klõpsake kirjelduses oleval linkil veebisaidile või tellige kanal. Ja kindlasti kirjutage alati kena kommentaar ja pange videole like. Ja ma näen teid järgmisel nädalal uues hämmastavas episoodis. Ma lähen nüüd magama. Olen väsinud. Head aega.